Tšauki, panen kaameragi akna kinni, sest te kuulete ka mind. Oi, mul pole mikrit ka, nii et alustame uuesti. Ühesõnaga, ma ei plaaninud seda videot teha ja ma praegu võtsin lihtsalt enda krunni lahti, panin natukene blushi juurde ja mõtlesin, et ma istun maha ja räägin teiega siin, et ma hakkasin tegema Instagrami postitust ja hakkasin kirjutama selle kohta, mis tegelikult on toimunud möödunud kuul, millest ma pole absoluutselt kuskil rääkinud. Ja ma mõtlesin, et avada teile natukene sellest, sest who knows, kes käib läbi samad teedkonda ning kellele võib see abiks olla. Või siis ma tahan teile näidata ka, et isegi kui kõik on hästi, siis võib-olla ei ole kõik hästi. Et see oli täpselt minu olukord ja endiselt ma töötan selle kallal igapäevaselt, et olla paremas kohas, kui ma olin eile nii-öelda. Ühesõnaga, kus see kõik algas, sellest on tegelikult kuu möödas sellest päevast, kui mul oli totaalne mental breakdown ja mis tähendabki seda, et ma olin täiesti allandmas kõikjal enda elus. Ma olin töö juures ja mingi asi juhtus töö juures niimoodi, et ühesõnaga keegi andis lahkumusavalduse sisse, kes oli siis minu osakonna boss nii-öelda. Ja mulle ausalt meeldib stabiilsus ja mulle meeldib see, kui ma tean, ma saan kellelegi toetuda ja niimoodi. Ja see triggered mis nii palju, et mul oli täiesti mental breakdown, kuna see ei ole esimene kord, kui kas siis keegi lahkub töölt või minu stabiilsus keegi kõigutab nii-öelda. Et viimane kord oligi, kui ma täiesti nutsin töö juures, oligi siis, kui Asvini ehk siis minu parim sõbranna andis lahkumusavaldus sisse päeva pealt, et temal oli mental breakdown töö juures, tema andis päeva pealt lahkumusavaldus sisse ja järgmine päev ütlesid, et Birgit, et ma andsin lahkumusavaldus sisse ja ma istusin seal ja täiesti pisarad voolasid nii-öelda. Ja juunikuus nüüd andis siis lahkumusavaldus sisse minu osakonna juhataja, mis siis samamoodi kõigutas mind väga suuresti ja kõigutas nii palju, et ma lihtsalt, mul oli kogu aeg see sees käimas, et ma kohe hakkan nutma, kui keegi küsib mul midagi, ma hakkan nutma. Ja ma ei suutnud ennast vaus absoluutselt hoida ja ma läksin vetsu, ma nutsin ennast välja, läksin töö juurde tagasi, et endal meik põhimõtteliselt nagu, teate küll, kus on nutetud nägu, kuidas välja näeb. Ja siis läksin erinevatesse ruumidesse, kus ma siis olin üksi ja siis nagu nutsin ennast välja ja siis liikusin edasi nii-öelda. Ja ma mõtlesin selle kõige üle ja mõtlesin, et ma ei suuda enam seal töö juures olla. Ma ei suuda selles keskkonnas olla, kus ei ole mulle stabiilsust. Isegi, kui mu palk on nii freaking hea, see keskkond, tegelikult see töö ja kõike niimoodi on ideaalne minu jaoks. See on töötamine siis alustavate firmadega, investorid, uued, noored inimesed käivad sealt läbi ja hästi see kõik kontor, see kõik on nagu nii vinge, aga see keskkond, töökeskkond minu jaoks oli nii ebastabiilne, et ma läksingi siis rääkima enda osakonna juhatajaga, mitte osakonnaga, enda bossiga ja ütlesin, et I'm done here, I'm sorry. Ise täiesti tööinan seal ja täiesti nagu breakdown momentis ja see minu boss on mulle kui Taani isa, ütleme niimoodi, ta toetab ja hoiab mind ja ma olen temaga töötanud 5 aastat nüüdseks juba erinevates firmades. Et ta samuti on üks neid inimesi, kes usub Fennikviti nii suuresti ja kes soovib investeerida Fennikviti nii-öelda. Et ma olen nagu selles mõttes õnnega väga koos ja ta vaatas mind ja ütles, et ta saab aru minust ja ta pakkus mulle tegelikult, et ma lähen 3 months leave'i, ehk siis ma võtan 3 kuud võtan vabaks, töötan full on Fennikviti kallal ja et kui minna natukene tagasi, siis tegelikult Fennikvit oli ka üks trigger point minu jaoks, et
ma lihtsalt istusin seal ja see ebastabiilne keskkond, see nii mõjutas mind nii palju ja Fennikvitis toimub nii palju asju hetkel ja mis tähendab seda, et see kõik nagu tuli kokku niimoodi, et it was too much. Ja ma tundsin, et mul ei ole motivatsiooni enam seal töötada, samas pidin andma kõik 100% Fennikviti jaoks ja see nagu ka ei toiminud või tähendab toimis, aga see hakkas mõjutama nii suuresti minu suhet näiteks, et mu kaaslane, et kuule, et meil ei olegi nagu normaalseid õhtuid enam, kuna reaalselt Fennikvit on 3 kuu jooksul nii palju aega lihtsalt võtnud ja nii palju energiat niimoodi, et ma olengi lihtsalt kogu aeg midagi käib, et töö juures nagu ma ei saa tegeleda Fennikviti asjadega, sest tunnen, samas mul pole motivatsiooni enda tööga tegeleda ja siis läksin koju ja seal samamoodi ma ei, nagu mul ei ole seda energiat enam, sest ma olen nii palju kulutanud energiat selle peale, et ma mitte ei viitsi, vaid mul ei ole motivatsiooni teha, ühesõnaga kõik kollapsis minu jaoks. Niimoodi ma hakkasin küsima, et kas ma olen õiges töökohas, kas Fennikviti pean üldse jätkan sellega, kas ma olen õiges suhtes, kas ma elan õiges riigis. Ma reaalselt, ma mõtlesin kõiki asju, ma mõtlesin, et mul jumal mingis momendis. Ma mõtlesin, et davai, ma tulen töölt ära, ma lõpetan enda suhte ära, ma kolin Eestisse või Barcelonasse ja mul oli täielik crash down lihtsalt. Ühesõnaga, ma andsin enda lahkumisvabadusesse juuni lõpus ja selle kuu jooksul, nüüd juulikuu jooksul ma olen kogu aeg igapäevaselt töötanud selle kallale, et saada paremat nii-öelda mentaalset vormi nii-öelda. Ma isegi läksin reisile, et reisimine tavaliselt aitab mind paremasse olukorda ja ma olin reisil ja ma lihtsalt nutsin seal, et ma ei suutnud uskuda, et see reisimine enam ei aidanud mind, aga see tuletas mulle meelde, et õnnelikkus tuleb sinu seest, mitte see, et sa otsid seda kuskilt. Et see oli nagu mingis mõttes hea nagu meeldetuletus samamoodi, et ja tulingi tagasi ja ma olin nagu täiesti, ma olen tegelikult tööl praegu, ma olin täiesti nagu endast nii koormatud nagu kõigega, kui ma tulin tagasi sealt reisilt Portugalis, kui keegi jälgib mind Instagramis, ma olin Portugalis enda tootja juures ja nädalavahetusel olin siis sõbrannaga, aga see oli nii kurnav mulle, et see ei aidanud mul absoluutselt paremaks muutuda, ehk siis ma ei suutnud, miski enam ei aidanud mind, et ma tulin töölt ära, ma käisin reisil, võtsin puhkuse ja nüüd ma natukene olen selles paremas mentaalses olukorras, kus ma nagu saan aru, et see tuleb kõik minust nagu, et ma teen nüüd, proovin rutiine teha, loen raamatuid, lähen jõusaali, olen kaaslasega ja võtangi õhtu vabaks niimoodi, et ma endiselt struggle'in sellega, et see ei ole absoluutselt lihtne, aga ma toimetan selle kallal väga hoogsasti. Ühesõnaga, to conclude it all, jah, ma tulin töölt ära, või tähendab, panin lahkumisvabaduse sisse, mis tegelikult peaks tähendama, et augusti lõpus ma peaksin lõpetama töö. Ja hetkel on mul jutuajamine enda tööandjaga, et muidugi ma tahan palka endiselt saada, mul on väga magus palk, Eesti normaalse palgaga 2 korda kõrgem, about that, aga mul on vaja ka nii-öelda pausi saada. Ehk mul on praegu jutuajamine, et ma võtan septembrikuu, võtan 9% vabaks, võtan enda kõik puhkused välja septembrikuus ja siis edasi ma vaatan otsustavalt, kas siis ma tulen poole koha peale, lähen selle samas töökohas ja samuti selleks ajaks on sellega, kuidas Fennikvit enam-vähem läheb, kuna selleks ajaks on juba 2 uut kollektsiooni välja tulemas. Ehk siis minu ideaal olukord olekski see, et ma panen 100% Fennikviti peale. Aga see nüüd oleneb sellest muidu igast asjadest. You never know how things are going, right? Ja ma arvan, et seda aeg näitab kõige paremini praegu, et kuidas kõik muutub. Et ühesõnaga, ma mõtlesingi, ma räägin teile sellise kokkuvõtva, mis on toimunud, et olla teiega nagu transparent, nagu, et
mul on reaalselt kõik asjad elus olemas. Hea töökoht, hea palk, võimalus reisida, osta mida iganes ma tahan, mitte et see oleks nagu õnnemärk. Mul on imeline suhe, väga toetav kaaslane, mul on tervislik perekond, mul on Taanis perekond, mul on tervis, mul on kõik olemas selles mõttes võimalused ja niimoodi ja ma ei olnud õnnelik ja ma olin täiesti müserdatud, et mida ma enda eluga peale hakkan. Ma ei tea, kus ma selle videoga põhimõtteliselt jõudsin, aga mõtlesin teile jagada, et isegi kui sul on kõik elus olemas, siis sul ei pruugi olla õnnelik, ja see on kõige hirmuäratavam nii-öelda. Aga ma usun ka, et see on meie võimuses, et teha muutus enda elus, et kui sa ei ole õnnelik enda töökohas või mis iganes, siis sa võid alati seda muuta või siis muid asju enda elus. Ühesõnaga, see on siis see video ja ma loodan, et jälgite mind Instagramis ja siin YouTube'is. Nii et tšauki!